Mina olen Hendri Meinola, gamer-tagina tuntud kui NKFC Hendri ja mina olen Eesti e-jalgpalli rahvuskoondisena. Mina olen Karl-Robert Mägimets, mängurinimega Mägi Kits. Ma olen 19-aastane ja olen Eesti e-jalgpalli rahvuskoondisena. 2019. aastal loodi siis Nõmme Kalju e-spordi osakond, kuhu kuulun siis ka tänaseni nii mina kui ka mu tiimikaaslane NKFC Maroko. Olen 10 korda platsile jooksnud ka Eesti jalgpalli noortekoondises. Ma ütleks, et see on suhteliselt erinev selles mõttes, et ühes ikkagi mängid kogu kehaga, aga e-jalgpallis töötavad ainult näpud põhimõtteliselt. No muidugi peaga. See, et mul on võimalus FIFAt mängida Eesti koondise särgis, on mulle väga suur au ja mul on selle üle väga hea meel. Mõned sõbrad hakkasid siin ette lugema, et millal ja kus nad mind võitnud on ja et nad peaksid minu asemel ise siin hoopis olema aga osade sõpradega ma siis tegin kiiresti sotid selgeks, et ikka mina peaksin siin olema ja... Mina olen FIFAt mänginud juba päris pikka aega. Ütleme, et esimene FIFA, mis ma kunagi üldse nagu proovisin, oli PlayStation 1 peal siis FIFA 2002. FIFA 11 oli esimene FIFA, mida ma reaalselt mäletan, et ma mängisin. Sest ma sain just endale siis enda tuppa teleka, ma mäletan. Ja ma mäletan seda õhtut täpselt, kuidas me isaga koos mängisime seda PlayStation 3 peal. Aga nüüd tõsisemalt hakkasin FIFA-ga siis tegelema FIFA 17 väljalaskega, kui sinna lisandus online'i selline mängupood nagu nädalavahetuse liiga, kus siis 40 mängust, mida rohkem võite saad, seda parema tulemuse ja paremad auhinnad saad. Mul vahepeal nagu kadus see FIFA huvi ära, aga nüüd siis koroona ajal 2020 kevadel, kui karantiin tuli, siis ma soetasin endale FIFA 20 ehk siis FIFA 18-19 mul jäid põhimõtteliselt vahele, et ma ei mänginud väga. Koroona on kindlasti mõjutanud e-sporti väga palju, sest ka Eesti maastikul on näha, et iga aastaga tuleb aina rohkem paremaid ja häid mängijaid juurde. Nii turniiridel käigus kui ka siis sõprusringkonna käigus tegelikult, et paratamatult kõik on kodus istunud ja midagi pole teha olnud ja on võetud lihtsalt konsool kätte ja mängitud. Varasemalt olen Eestis siis ühel FIFA turniiril osanud, kus jäin finaalis siis alla praegusele koondisekaaslasele Henrile. Nendest turniiridest kõige eredam hetk on kindlasti esimene turniirivõit, mis oli siis 2014. aastal, oktoobrikuus, kus see oli mul toona siis veel teine mängutöö turniir, kus ma osalesin ja õnnestus võita ning tänu sellele hakkasin ka põhjalikumalt siis PlayStation 4-ga FIFAt mängima. Kui ma teen e-jalgpallis asju hästi, siis tihtipeale on ka niimoodi, et ma teen päris jalgpallis hästi ja vastupidi. Kuigi vahepeal on niimoodi, et e-jalgpallis tuleb mingi asi välja ja siis ma lähen kohe trenni või mängule ja üritan seda järelde ja siis väga hästi ei tule. Kui inimene tahaks praegu hakata FIFAt harjutama õppima ja selleks nii-öelda e-sportlaseks saada, siis kindlasti tuleks esmajärgus osta või soetada siis endale konsool koos FIFA 20 mänguga ja hakata lihtsalt tasapisi harjutama, et ega muud moodi tegelikult ei saagi. Kindlasti see tee paha, kui sa vaatad ka õppematerjali, õppevideoid selle kohta, aga päeva lõpuks on ikkagi see, et mida rohkem sise mängid, seda rohkem sise arened ka. Päris jalgpall on mulle rohkem südamelähedasem selles mõttes, et see on rohkem emotsionaalsem ja ma olen suhteliselt palliplatsil nagu päris jalgpallis, ma olen väga emotsionaalne ja ma lähen nagu kõigega kaasa, mis väljakul toimub. Kui ma peaksin praegu valima, kas e-jalgpall või päris jalgpall, siis ma valiksin suhteliselt kindlalt päris jalgpalli. Mina jälgin e-spordist veel lisaks nii-öelda siis e-jalgpallile ka CSGO-d ja Dotat, kus on meil ju tegelikult ju väga kõvad tegijad olema sees. Et CSGO-s on meil Robin Kool ja Dotas on meil siis Papi, kes on ju väga suured tegijad oma nii-öelda siis mängualadel. Kindlasti tahaksin ka mina jõuda nii kõrgele kui nemad. Lisaks FIFAle mängin ma ka Rocket League'i, aga Rocket League on pigem selline, et kui ma tahan FIFAst vaheldust saada, siis seda on mõnus õhtuti sõpradega mängida ja koos naerda ja väravaid lüüa samamoodi nagu FIFAs.